ma olen Maria. Hei, siin on Viki. Tere, minu nimi on Sidney. Ja meie oleme Jootšikid! Ja täna me oleme siin kahjuks ainult kolmekesi, sellepärast et Juanita ei saanud meiega ühineda, aga sellest pole midagi, me tegime ikka väga cooli video. Me oleme täna siia H&M-i showroomi tulnud, kus on nende uus kollektsioon. Põhimõtteliselt selle video teema või pealkiri on nagu dress up. Meile antakse 3 teemat, mida me ette ei tea ja igaüks peab selles nagu teemas endale outfit'i valima, siis me pärast nagu ja meil on aega ainult 5 minutit iga outfit'i jaoks. Mis on väga vähe. Ja, seega ma loodan, et te olete elevil ja hakkame pihta. Esimene teema on kas see on nagu Instagrami shoot või nagu kui sa lähed lume, siis sa võtta mängima nagu lumesõda. Kas sa ütlesid hängima või mängima? Samas Winter Wonderland on definitivalt rohkem nagu siuke. Ma olen jälle nii lost, mul oli mõte, ma jooksin ja siis see mõte kadus ära lihtsalt. Aga Winter Wonderland ei saa olla ja kokku läheks. Praegu liiga valge autoga. Kappi, mul ei ole mitte midagi. Ei, mina ei tea. Mul ei ole. Kui ta on siuke paks, kas see mahub seal või? Jaa, kui nüüd mul oleks vaja mingit musti siia juurde, aga see ei ole Winter Wonderland. Okei, nüüd mul on mõni tekkinud see, aga samas see ei sobi. Need on ainsad punased püksid ja need ei sobi mulle. Äkki ma võtan siis tavaliselt mustad püksid. Aga ütle, kas see on Winter Wonderland või? See näeb päris matused välja. Winter Wonderland, more like winter matused. Väga tekkinud. See definitivalt pole Winter Wonderland. Siuke võiks olla see jope või see oleks väga mõnus. Ja mitte midagi, ma ei tea, mida ma teen, ma olen nii vekkis omadega lihtsalt. Ma ei tea, need ei sobi oma. Mul ei ole mitte midagi jalga panna. Ma olen sokkis. Ma jäängi sokkis. See polnud plaan, ühesõnaga ma tahtsin teha valget nunnut, aga siis enam valget midagi polnud ja ma ei olnud seda kuskil kasutanud ja ma teadsin, ma tahan seda kasutada. Ja mul on sellised fancy'd püksid, austades, kui ma võtan selle ära, siis mu outfit läheb üliokei välja. Mul on siukesed mustad nagu fashion pantsid ja see on One Piece, kus on peal skorpion, nii et sellepärast ma võtsin selle. Aga siis ma mõtlesin, et okei, et ma ei saa enam vahetada, ma jätan selle jope ja siis ma panin enda punased saapad siia juurde ja nüüd see näeb nagu, ta ei näe välja Winter Wonderland, aga ta on siuke jõulu cute look, aga no... Sa saaksid nagu lumega õue minna, et see on soe. Jaa. Maria ütles, et tahab valgeid asju, need ei ole ilmselgelt, sest põhimõtteliselt see pidi normaalne välja nägema, aga ilmselgelt ma näen välja nagu vaata Powerpuff Girls, aga nagu emadega see lapsekine, no midagi ümades kiirtest õue. Mul oli selle outfitiga kõige suurem kaos, mul polnud õrna nagu mida ma teen. Kaos! Sest lõpuks ma leidsin nagu kampsun seelik, ma olin nagu okei, see sobib, aga mul on mingit mantlit värki vaja. Nagu viimasel hetkel ma leidsin selle mantli ja siis see nagu pani selle kõik kokku ja nüüd see läheb suht norm välja. Mul on tunne nagu ma oleks mingi rikka mehe saanud ja nüüd ma olen nagu mingi rich bitch on. nii, teine teema on Ma tean, mis ma teen. Mul pole aimugi, mida ma kannan, aga... See on nunnu, ma võin selle võtta. Mida sa teed? Ma ei tea, kõik on liiga fancy. Dressi. Nüüd on vaja palju aega. Ei, oota. Oota, mis Home Alone see? Nagu see film. Ma praegu avasin ja ma mõtlen, et äkki ma peaksin selle kanna. Võib-olla seda hea, et ma egan. Okei, ma ei ole nii kindel selles. Ma pean otsima mingisugused mugavad püksid endale jalga. This is not good! Kui ma panen need 2, mis väga pole Home Alone, aga still comfy. Ja panen selle piini siia peale. See Home Alone outfit törnib Instagrami outfitiks praegu. Home Alone outfit on üldse vaatama ju. No ma lähen istun, ma lähen välja. Kas padi võib aksessuaar olla või? See padi sobib siia, aga samas... Ma ei saa pyjama outfiti juurde väga vist jalanõusi. Ma ei ole aeglane nagu sina. See, aga samas... Vist ei ole tore. Aga mul ei ole midagi muud. Oota, kas lisa-aksessuaarid ka? Mul ei ole aksessuaare. Kas ta võisid jalanud ka, siis pole sust? Nii, 5, 4, 3, 2, 1. Mis on reos? Lähme sellest stuudios. See on väga imelik. Sage äkki mulle.
nii, teemaks oli siis seekord Home Alone ja kui ma seda teemat kuulsin, ma võtsin nagu Home Alone film. Siis ma ei leidnud ühtegi outfiti, siis ma mõtlesin nagu Home Alone. Ma leidsin siukese onesie, mis on mega nunnu ja need on need kõrvad sobivad ja perfektselt kokku. Ma võtsin siukese padja, mis on päris festiv ja nende sussidega ma reast ei leidnud nagu sobivamaid jalanuusi ja ma ei tahtnud lihtsalt sokkis olla nii, et ma olen siukest sussidega. Minu outfit pidi olema väga halb, seal Home Alone filmis, mitte nagu päriselt üksinda kodus, vaid nagu see filmis, siis seal on Marvi Hägi, kes on need röövlid ja nagu ja see pidi olema väga halb, aga minu arust see läheb isegi parem välja kui mu see esimene pidi okei olema. No ma võtsin siis selle järgi, kui ma üksi kodus olen, mis mul tavaliselt seljas on. Pidžama püksid, mul on mõnus T-särk, mul on hommikumantel, no tavaliselt mitte küll nii fancy. Siit ma ei leidnud mingit kõrvasusse, seega ma võtsin need fancy'd, kuna need lähevad selle hommikumanti stiiliga. Ma kogu aeg joon mingit teed ka, seega ma võtsin tassi. Ja kui te mõtlete, mis mul prillid on, siis kuna mul on natuke halb silva nägemine, siis mul on kaugele ekraani nägemiseks prille vaja, seega ma võtsin need ja ma arvan, et see nagu taaskord toob kogu outfiti kokku. Ja liigume edasi viimase outfiti juurde. Teema on. Aasta Sosis on! Sosis, mida see tähendab? Nagu mingi fancy. Ma ei oska midagi. Okei, oota, ma pean rahunema, ma pean keskenduma. Need kaks koos. Oh my god. Mul on see vaid püksid vaja leida veel. Ma ei taha, ma pean puhkama. Kas see punane läks siin all norm välja? Mul ei ole kõrvaauke, ma ei tea nendega siin midagi. Ma ei ole mitte kunagi elus siukseid prille kandnud, aga ma olen alati tahtnud kanda, nii et ma arvan, et see on esimene kord, kui ma olen endale rääkinud. Mul vist on tegelikult kõik olemas. Proovin, kas see pärast sobib. Ma ei tea, kas ma peaksin võtma need teksad, aga ma tean, et ei lähe jalga mulle. Ma ei saa olema nii palju asju käes, siis ma ei näe, kuidas need koos välja näevad. Kas see näeks sul välja koos? Sobib suurepäraselt. Kas ma peaks võtma mingi teetassi ja siis ma nagu sipin tiidade? Siin on nüüd see mõnda kotti kusagil või? Miks see kuuleb on? Ei oota, ma ei saa, mul on mis jalanuusid siin ju. Mitte midagi. Ma ei saa seda mitte midagi. Ma tegelikult seisan, siis mul on palju. Ma ei saa seda nii. Ma ei saa. 2, 1 ja stopp. Käib ka. Mul on väike probleem. Hästi ilus bluus on, aga mul ei ole mitte midagi seal. Ma arvan siit, vaata lõpma. Ma ei taha neid, et ei sobi mulle. On siis aastavahetuse glitz and glam ja mul on siuke väga edgy outfit. See seelik on siuke nagu väga suur ja veits veider ja siis on siuke läbipaistev asi. Ma leidsin endale midagi siia alla, mis on väga suurepärane. Siis on Nicki Minaji kollektsioonist see roosa fur coat ja siuksed, ma isegi ei oska seletada, mis värvi, aga siuksed sõdalevad saapad. Mul oli alguses valitud sinised püksid, aga need jäänud mul jalga ja siis mul on mingid mustadega. Ei, püksid. Ja siis mul on peas siuksed tähekesed, sest see näeb väga nagu... Väga festive. Ja just nimelt nagu selline, et 2018. Ja siis siuke rohkem võib-olla nagu jõulupluus, aga see sobib väga hästi aastavahetuseks ka. No, ma teadsin kindlalt, et ma tahan pükste peale minna, sest ma ei ole väga mingi kleediseeliku inimene, seega ma otsisin endale tiigipüksid, sest need on veits fancy'mad ja punased saapad, et anda kogu outfitile värvi ja kuna see oli glitz and glam, siis mul oli vaja midagi, mis sädeleks, seega ma leidsin siukse topi, mis on üsna minu stiil. Ma teadsin, et see sobiks hästi siuke madal krunn, seega ma võtsin pikad kõrvarõngad, mis annavad kogu outfitile särtsu juurde ja siis need prillid tundus, et lähevad selle stiiliga. No nüüd päris minu stiili ei ole, aga nagu selle outfitiga need... Pöördume outrosse! Ma väga loodan, et teile meeldis see video, kui meeldis, ärge unustage seda likeida ja kõik meie sotsiaalmeedia linkid leiate alt descriptionist. Ja kindlasti jätke alla kommentaaridesse mingi kommentaar, kus te ütlete, kelle meie outfit teile kõige rohkem meeldis. Või kes kõige paremini hakkama sai. Ja nagu üldiselt või mis outfit oli teie nagu kõige lemmikum kõigist 9. Ja kindlasti ärge unustage subscribe'ida ehk vajutada sellele punasele nupule seal all, sest et siis te ei jää ühestki meie tulevasest videost ilma. Uskuge meid, ei taha jääda ilma. Ja näeme juba järgmisel esmaspäeval. Joo, tšikid!